Hei! Tšau! Tšau! Täna oleme jälle Cancunis ja nädal aega tagasi käisime Chichen Itzas ja Las Coloradoses. On juba nädal aega või? Nädal aega möödas ja... See on nii ruttu läheb. Ühtepidi läheb ruttu, teistpidi nagu tundub, et pikk aeg on, sest nii palju asju toimub. Ja, et kõik on tõesti, elutempo on kiire ja vahepeal üritame tööd teha ja... Vahepeal üritame puhata ja kogu aeg oleme pinges, et meid ei piisavalt tööd. Midagi on tegemata. Kogu aeg on süüme piinad, et ei piisavalt tööd. Aga täna tahame teile rääkida Chichen Itzast ja Las Coloradosest vähekese. Chichen Itza on siis üks uuest 7 maailma imest. See on püramiid, mis asub siin Yucatani poolsaarel. No oli lahe või? Jah, ma just tahtsin öelda, et ma tahtsin rääkida sellest teisest püramiidist, ka sellest juba rääkisid, aga ma ütlengi võrreldes selle Isamaali püramiidiga, mis oli see siis No, mis iganes, ei jää meelde see nimi. Kokmo ei avaldanud minule nii palju muljet see üks 7 maailma imest, see püramiid. Ta oli küll korralikum ja ta oli selline nagu ta ei olnud üldse lagunenud, nagu see teine püramiid. Aga palju nagu uus ehitis. Jah, uus ehitis, et see oligi... Ei, see olid hoopis teised vaibid või need... Meile meeldib selle metsik, kui ma räägin meie eest, aga ma tean, et sulle ka samamoodi on. Me saime sinna otsa. Ei, nad on, jah, selles mõttes oli väga kihvt. Aga mis, me arvasime, et ta on nagu, et džunglis on mingi putka, seal müüakse pileteid. Sina arvasid üldse, et piletid ei peagi ostma, on ju. Siis me väikse guugeldasime... Ei teadnud, jah. Tuleb ikka piletid osta. Aga kui me kohale jõudsime, siis tuli välja, et seal on ikkagi korralik äri üles ehitatud selle maailma ime ümber. Ja... Hullud väravad, mehhiklastele meeldivad sellised suured sisenemine, see on ehitatud mingit Dolomiidist või mingist suured. Ja kui meie kohale jõudsime, mis oli väheks enne 10, siis tolleks ajaks olid seal massid. Ja kuigi on öeldud, et siin koroona ajal üle 3000 inimese sinna päevas ei lasta, siis minu meelest, kui me jõudsime sisse, oli mingi 10:30. Minu meelest tolleks ajaks oli seal juba mingi 1000 inimest vähemalt ringi seiklemas ümber. No ikka korralik, nagu me oleme näinud ka Kolosseumit, samamoodi ikkagi ja siuksed massid tungid. Aga asi ei olnud tegelikult massides isegi, vist ikkagi oli see tunnetus, vaata see, et oli see turg seal ümber. Ja, selle ümber on ehitatud põhimõtteliselt turg, kümneid ja kümneid müüjaid, kes siis pakuvad sulle suveniire. Ja kes teevad sellised hääli nagu need džungli mingid loomad, nad teevad selle... Ühesõnaga järjest kõnniti rahulikult, üritad süveneda, siis jälle keegi kuskilt teeb mingi trrrr. Et see kõik on nagu, ta on nagu laadaplatsiks. Hektiline selline, jah. Aga meil oli väike seiklus ka. Me hommikusööki ei söönud, sellepärast tahtsime jõuda sinna kiiresti, me sõitsime 60 kilomeetrit Isamaalist oli sinna sõita, kuni me veel ära parkisime, kuni me veel kõndisime sinna püramiidi juurde. Ja siis me mõtlesime, et me sööme seal sees. Kui me juba jõudsime, meil olid croissandid ostetud, mingid krõpsud, mingi jogurt, mingi vesi on ju, et mõtlesime, et lapsega on tore looduses süüa. Miika väga ootas seda. Ema lubas hommikusööki püramiidil. Ja kui me jõudsime sinna, me nägime, et seal on ikka selline mega värav ehitatud ja seal on massid ja kõik see on väga keeruline, siis ma juba kahtlustasin, et võib-olla seda Sa hakkasid hea selle isana, hakkasid ette valmistama, et võib-olla seal ikka ei saa süüa ja siis oli veel hullem asi. Ja see oligi silt, et söögiga sisse lasta ja see oli turvavärav ja kõiki kontrolliti ja kõikide reisikotte ja seljakotte puistati. Aga juhtus nii, et Miika tegi eriti virila näo sellel hetkel ja meie taga kohmitsesid juba mingid pensionärid ja siis see turvamees lihtsalt ütles, et minge juba, et davai, et ärge tekitage siin järjekorda. Go with the child. Go with the child ja nii me saimegi oma... Äkki neil on mingi karm kogemus olnud, et mingi laps tegi hullu seda kisased sellega. Nii me saime sisse ja saime seal astuda paarkümmend meetrit püramiidist kõrvale sinna džunglisse, kus ei olnud kedagi kõndimas mööda ja seal saame rahulikult süüma. No tegelikult seal jah vist väga söömist, aga seal müüdi muidugi söögi sees ka. Ei, seal sees on, või see üks põhjused ikka on see, et seal sees on ka müüakse, seal on kõik mingi, no nad ei taha lihtsalt, et inimesed teeksid pikniku seal, aga me vaikselt sõime ja Miikal oli see, ma arvan, et Miikale jääb see mälestus sellest, et ta sõi püramiidi juures, mitte niivõrd see...
püramiidi ise. Aga elamus oli jah, kui sa ütled seda, siis see, et kui sa saad püramiidi otsa ronida, see on hoopis teine. Sest selle nii-öelda lagunenud ja sellise püramiidi otsa me saime ronida. Aga siin muidugi siin ei saa isegi lähedale astuda, sellepärast et sa on pandud see tõke või see nöör. Ja et sa ei saa isegi puudutada seda, et ta jääb sinust nagu nii distantsile, aga ja siis teine asi on see vaadata kogu seda džunglit ümber, mis laiub ja ta on lihtsalt nagu silemaa, et see on nagu väga võimas. Aga muidugi ta on ilus, et see kuulus püramiid. Muidugi see ümbrus on. Seal on ka igasugused muud varemed, mis on väga heas seisus. Ta tunduski nagu minu jaoks, ta oligi nagu filmisett või ta oli nagu liiga korralik, jah, või tähendab, et ei uskunud nagu, et see. Aga pilet oli päris kallis, ma nüüd peast ei mäleta, pärast vaatame üle, panen videosse ka, et see oli midagi vist üle 500 peso. 600 vist oligi, jah. Midagi ja siis laps sai poole hinnaga ja kaardiga sai maksta, aga kogu summat ei saa, et osa peab maksma siis sularahasse, mis mingi osa, mis läks kohalikule osariigile või mingile kultuuriosakonnale või midagi sellist. Nii, ja sealt edasi me kihutasime kohe siis Las Coloradosesse, mis asus sealt paarsada kilomeetrit või mingi 170 kilomeetrit, mis on kuulus ainult ühe asja poolest, et see on väike küla, kus on suur soolakaevandus, mis on juba tegutsenud 70 aastat äkki või. Ja nendel on sellised järved tekitatud sinna kunstlikud, kus siis ma saan aru, et kuivatatakse seda veresoola või kuidagi aurutatakse välja. Ja osades nendes järvedes on siis mingi bakter või mingi looduslik bakter, kes siis muudab nad roosaks. Ja täiesti hullult ilus roosa värv, et hästi kena. Ja see ongi ainus, mida seal teha, seal rohkem pole midagi teha. Mina hakkasin kohe genereerima, et sa saaks nii ilusad pulmapildid ja siis see giid, sinna saab ainult giidiga minna, tähendab, et sa ei saa ise sinna jalutama minna, sest vanasti või mingi paar aastat tagasi veel seal vist inimesed käisid ujumas ja käisid omal käel, aga nüüd on see tehtud, jällegi on tehtud väravad, see on niimoodi, et sa saad siis, aga et siis sa pead giidiga ümber selle järve või pool järve jalutad, jah, see on nagu väike selle tiik on ju, mis on aga see on selle puhtuse ja kõige huvides. No see oli ilus. Ma tahtsin öelda, et pulmad, et seal oleks väga ilus pulmapildid. Ja see giid vaatas mind nagu hullu, et ei, siin ei ole mingid pulmi, aga ma mõtlen kohe, see oleks nii ilus, mingite roosade aksessaaridega pulma. Aga igatahes, kui keegi plaanib sinna minna, siis me julgeme soovitada küll, et see on, jah, seal ei ole midagi muud teha, et see kestab põhimõtteliselt pool tundi, kõik, mis sa käitad seal väikse ringi peale, aga ta on tõesti nii teistmoodi. Ja sellist ei ole näinud. Aga kindlasti peaks sinna minema, seal oli ka kellaajad, aga väga oluline on ka päike, et kui päike ära läheb, siis ta ei ole nii roosa, et ta on küll siuke tuhmim on ju, aga kui päike särab, siis ta on ikka täiesti roosa. Ja seal oli vist 12-2 oli see kõige parem vaatlusaeg ja me jõudsimegi sinna täpselt 2, aga me saime ilusti vaadata tegelikult, jah. Ja seal oli ka pilet siis, jah, et vanasti sai sinna vist nagu tasuta selles mõttes, et 330 peesot oli, jah, ja laps sai tasuta. Ingliskeelse giidiga 330 peesot ja see on suletud territoorium, tegelikult on see nagu eravaldus, selle soolatööstuse eravaldus. Et vanasti inimesed lihtsalt sinna siis läksid niisama, et seal mingid otsest valvet ei olnud vanasti, et said niisama minna sinna hängima. Aga kuna see on muutunud nii populaarseks, siis linnas elas vist 1500 inimest, see on küla tähendab, ja see giid rääkis, ma nüüd täpselt ei oska öelda, aga umbes oli nii, et pooled töötavad seal soolakaevanduses või seal tehases ja päris suur osa töötas ka siis selle turismisektoris, et tänu sellele, et seal need roosad järved on. Ja soola on neil palju, sest me läksime pärast sinna lähedale sööma ka, siis nad olid toidud. Väga maitsev, aga mega soolane. Aga see on nagu ekstra sool vist. Või on neil kõik vesi on ka nii soolane. Tasutan võtta kohe sealt samast. Sponsored by ja siis on see sool. Now the salt shaker is off limits, but the salt? I wish I'd thought this through. Ja pärast me käisime ka väikses rannas veel, mille nimi oli Playa Cancunita, mis on siis väike Cancunikene nagu on ju.
ja see oli väga tore rand. Väga soolase veega. Väga soolase veega samuti. Et siin, kui sa tegelikult üldse siin Kariibi meri hästi soolane, et kui välja tuled, siis sa oled kaetud. Alguses ma mõtlesin, et see on peenike liiv, aga tegelikult nagu soolakiht on peal ja siis hea ennast kohe ära loputada. Okei, siis sellised 2 kohta, et kindlasti tasub külastada, kui olete Yucatani poolsaarel. Jaa.